ma töötasin Tšehhi Tehnikaülikoolis ühes uurimisinstituudis esimese hooga. Võib-olla me ei pööranud niivõrd palju tähelepanu sellele poliitilisele tegevusele, sest see tundus nagu loomulik olevat, eks ole, et seal arutatakse ühest või teisest asjast. See jõudis suvel kätte, kui tsensuur niimoodi võeti täiesti maha. Ja siis ilmus see 2000 sõna. See raputas ühte niisugust ortodokset kommunisti. Aga tegelikult oli see ju täielikult selgelt, eks ole, lihtsalt, et räägime nüüd ometi ükskord vabalt ja räägime, eks ole, et kui meil on demokraatia ja kui meil on rahvas, siis räägime sellest. Olgu siis ikkagi, demokraatia on ikkagi demokraatia, et kõikidel on sõnaõigus. Ja vaat siis hakkas niimoodi suvel hakkas jõudma siis see arusaam, et Tšehhid-Slovakid on ikka võtnud ette midagi niisugust ikka väga selgelt inimlik. See 20. augusti öösel ja 21. augusti hommikul see oli ikkagi kõigile oli ikka täiesti šokk. See oli täiesti niimoodi uskumatu, eks ole. Ja ma mäletan ise ka, tähendab see päev, 21. august, mõned päevad jäävad elus, eks ole, meelde niimoodi, et ükskõik mismoodi on siis seotud, eks ole, pulmapäev või midagi muud sellist, mis on isiklikus elus, eks ole, oluline, või lapse sünd. Aga see päev on mul ka niimoodi pähe raiutud, et ma täiesti võin taastada oma teekonna niimoodi hommikust peale selle kuni õhtuni välja. Ja ma mäletan täiesti selgelt, et kui ma sain aru, et see on nüüd niimoodi tankid on tänaval sellepärast, et see asi võtta uuesti õitsva sotsialismi rüppe tagasi, siis ma lihtsalt ise keeldusin seda uskumast. Aga kui sa siis näed, eks ole, inimesi, kellel need pisarad jooksevad, eks ole, ja see oli täitsa uskumatu, eks ole. Minu siht, kui ma läksin sinna, oli minna Vatslavi väljakule, sinna muuseumit, ma siin niimoodi läksin ikka sammult tagasi, said jälle kuhugi pidama ja siis kuulasid, eks ole, mida inimesed räägivad ja kõik ja niimoodi. Ja kui ma siis olin Vatslavi platsi seal alumises otsas, vaat siis hakkas seal muuseumi ees hakkas laskmine, inimesed hakkasid jooksma ja niimoodi, ja seal siis käis tulistamine, ja siis hakkasid need sireenid, kiirabiautode sireenid, siis vilksasid mööda, seal Vatslavi plats oli selle all liiklusele avatud, eks ole, siis näed veriseid kitleid seal sees, eks ole, ja niimoodi ma olin. Ja täpselt samuti siis, kas see oli sama päeva, siis edasi või oli see järgmise päeva hommikul, eks ole, ma mäletan veel selle Praha ringhäälingu ees, mis on seal Vinohradi poole seal muuseumi taga. Selle ees siis oli jällegi ma ei tea, kuidas moodi see tank oli põlema läinud, igal juhul ta oli seal niimoodi, nii nagu nad on, eks ole, siis ja ma mäletan täiesti selgelt, kuidas siis see õhk virvendas sealt, eks ole, sest ta oli põlenud tuline, eks ole, ja palav päev ja siis läheb, eks ole, puud ümberringi, eks ole, lehed kollased, eks ole, sellest leekidest ja nii edasi. Ja eks nad sõitsid seal kogu aeg niimoodi ringi, eks ole, tänaval sildid, need värviti üle, eks ole, Google'it ei olnud, GPS ei olnud ja nad nägid vist ikka ilmselt suurt vaeva seal üleüldse selle orienteerumisega, sest võõras linn ja niimoodi sa ei tea mitte midagi ja siis veel, eks ole, ajupesu veel juures, et iga nurga taga keegi sind varitseb, eks ole. Aga nii nad olid, eks ole.